tere armsad, Ürgvekoda soovib teile head algavat aastat. Vaatame, mida toob aasta 2019 Kaljukitsele. Niisiis, algav aasta peamine eesmärk ehk siis kuhu peaks jõudma Kaljukits 2019 aastal lõpuks on tähistamine ehk siis nii-öelda oma saavutuste üle mõtisklemine ja aasta jooksul kogutud õppetundide eest tänulik olemine. See on emotsionaalselt hea koht, kus olla aasta lõpuks, kui on mõistetud, millised õppetunnid on see aasta teile pakkunud, sest pisut neid õppetunde siin siiski on. Aasta alguse poole lähevad asjad üsna kergesti ja tekib palju võimalusi sissetuleku suurendamiseks, töökoha vahetamiseks või siis väikesteks rahalisteks võitudeks, mida võib-olla ei olegi oodatud, kas keegi maksab tagasi laenatud raha või on tegemist väikese lotovõiduga. Igal juhul on sissetulek suureneb märgatavalt, aga mitte just nagu jackpot märgatavalt. Aga sellegipoolest see aitab teil hoida seda kogu aastat stabiilsena ja te ei pea muretsema nii-öelda oma rahaliste asjade ja maise vara pärast. Aasta keskpaiku tekib teil võimalus valida. Ja valida selles mõttes, et aasta alguses tekkinud võimaluste ja sissetulekute valguses on teil võimalik see kas kõrvale pandud või uus tekkinud summa kuhugi paigutada või siis teha muud valikud, mis võimaldaksid teie heaolu ja kodurahu paremini hallata ja ennast kodus paremini tunda. Neid otsuseid ei peaks vastu võtma emotsioonide põhjal, vaid pigem selge peaga ja mõtlema tulevikule nagu kaugemale ette, mitte ainult homsele, tänasele. Ja see viib meid aasta lõpu poole, alates oktoobrist võib tekkida tunne, et just nagu ei ole, et sein on ees, et ei ole enam kuhugi minna, et käed on seotud. See tunne on teie enda peas, need hirmud on tekitatud nii-öelda, nendel ei ole alust, tegelikult on teil valikuid, tasubki endale meelde tuletada, et alati on valikuid, alati on väljapääsud, alati on võimalik kuhugi edasi liikuda. Ülemõtlemine on väga-väga suur oht ja ülemõtlemisest tingitud valed valikud võivad viia nii-öelda olukorda, kus need õppetunnid, mida siis aasta lõpuks on tarvis üle vaadata, need õppetunnid võivad siis olla selle võrra keerulisemad. Ehk siis aasta alguses meeldiv nii-öelda külluse väikest viisi kasv aasta keskpaiku, valikuid ehk siis tekib huvitavaid uusi võimalusi, mille vahel valida, uusi pakkumisi, uusi väljakutseid
ja aasta lõpupoole siis nendest eelnevatest tingitult võite hakata hirmu tundma, et valisite valesti või et olete nagu ennast kuidagimoodi ise lukku pannud selle varasema tulemusena. Siis palun tuletage endale meelde, et ülemõtlemine on see, mis põhjustab teile rohkem probleeme, kui mis iganes valikut te tegite. Ja kogu aasta õppetund on siis nii-öelda nautida seda vilja, mis te olete aasta jooksul loonud, nii iseendaga tööd tehes, lihtsalt tööalaselt või siis sotsiaalsel pinnal, ehk siis aasta lõpus proovige tähistada ja jagada oma rõõmu siis ka teistega. Aitäh ja olge hoitud!